tere siis taas kord minu poolt ja teeme täna siin ühe ladumise näol kiire ülevaate, mida tunned sina tema vastu, mida tema tunneb sinu vastu. Mida ootad sina temalt ja mida ootab tema sinult ja mis on teie vahel. Siukene lühike, kiire ülevaade. Tegemist on üldise kaardi ladustamisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati kirjutada. Samuti kui teil on huvi oma emotsioonide vabastamise osas, neid tundma õppida, neid õppida esmalt justkui õppida, algselt vabastama, siis võite ka samuti siis taaskord kirjutada. Aga vaatame, mida tunned sina tema vastu, mida tema tunneb sinu vastu, mida ootad sina temalt, mida ootab tema sinult, mis on teie vahel. Mida tunned sina, mida tunneb tema, mida soovid sina temalt, mida tema soovib sinult ja mis on teie vahel. Teie vahel on koostöö. Teie vahel võib olla koostööd, soov midagi koos luua, soov koos olla, soov taas kokku tulla. Ja siin võib ka olla kolmandad isikud. Et võta, kuidas see resoneerub. Et siin on siukene energia, koostööenergia, soov koos tööd teha, soov koos luua midagi. Te võib-olla olete ka tööalaselt seotud. Siin võivad olla kolmandad isikud ja siin võib olla ka leppimist, mis kõik siin võimalik on selle müntide kolmega, aga siin on jah soov kokku saada ja sellist energiat. Nii, aga hakkame vaatama, mis siit siis täpsemalt välja tuleb, mida tunnete teie tema vastu. Teie olete sellises energias, kus te tegelikult tunnete võib-olla natuke isegi kärsitust, tunnete, et asjad seisavad paigal ja ei liigu sellises tempos, nagu sina seda soovid. Te unistate, te mõtlete ta peale, te meenutate vanu aegu, võib-olla soovite taas kohtuda, ettepanekut ootate, võib-olla soovite ise ettepanekut teha, kokku saada ja nii-öelda aega veeta, suhelda, näha ja sellist, aga siin on sellist, kui tunnete tasandil vaadata, siis jah, siin on sellist kirge tema suunas, sa tunned seda kirge, ta on nagu selline elav kirg, ta nagu sinust tekib see mängulisus, seda sauade poisi ja karikate kuuega näha või tunnetan seda, mitte näha, et siin on selline mängulist energiat, et see kirg ja see mängulisus ja see nagu kergus tuleb sellesse suhtesse, kui sa temaga koos oled, sa tunned seda kergust, lihtsust, mängulisust, sellist rõõmu ja sellist mõnusat olekut, aga ilmselt siin on siis jah, mingisugune pausil olek või kannatamatuse teema natukene, et võiks natuke kiiremini, et sa unistad ja soovid ja sa tunned sellist võib-olla sellist hästi sügavat sidet temaga. Sa tunned seda sügavust, sa tunned seda kirge, sa tunned seda põnevust temaga, sa tunned seda elavust, sa tunned temaga elavana. Aga siis, kui ta sinuga nagu justkui ei ole, siis sa oled nagu kuskil ooteseisundil või mõtled, et mis siit saab või millal ta jälle ühendust võtab või millal me jälle kokku saame või millal me jälle suhtleme või midagi sellist, et siin on nagu ikkagi see pausil olek ja kohati ka tekib sellist kärsitustunnet, et sa ootad väga seda nagu koos taas kokku saamist ja sellist, ta elavdab sind.
ta tõstab esile sinus tegelikult selle tunde, mis sinu sees on nagu olemas, aga sina nagu tajud seda, et tema loob selle tunde või temaga koos ma saan ainult seda tunnet tunda. aga tegelikult see on kogu aeg sinu sees olemas. sa lihtsalt seostad selle inimesega seda. mida tunneb tema sinu vastu? ka väga suurt sügavat tunnet. ta väga palju kontrollib iseennast, ta ei pruugi kõiki tundeid väljendada. ta on hästi selline kontrolliv, aga tema sees on tohutu headus ja armastus teie vastu. ja ta võib-olla väljendab ka seda teie suhtes sellise sõnaliselt või sellise maheda tooni või hea suhtumisega. sa tunned seda energeetilist õhkkonda, kui sa temaga suhtled. Energeetiliselt tunned, et ta on sinu suhtes heatahtlik. ja ta ise püüab hoida seda tasakaalu endas ja samuti ta võib-olla ei ole nii väga sõnade poolest, võib-olla sealt sõnu tuleb ka, sealt võib tulla sõnu ka, aga mitte nii intensiivselt või midagi nagu ülevoolavalt, vaid tagasihoidlikult, seepärast et karikate kuningas on ikkagist väga tagasihoidlik oma tunnete suhtes ja kontrolliv. et ta ei lasku emotsioonidesse, ta kontrollib väga oma emotsioone ja ta tunneb sinu suhtes sellist, ta võib-olla sõnadega võib-olla nii palju ei priiska, aga pane tähele, mida ta teeb sinu heaks. kas materiaalselt midagi, kas ta tasub sinu eest või toob sulle lilli või materiaalset küllust ja heaolu või pakub sulle kuidagi mingisugust tuge. et ta püüab võib-olla isegi materiaalselt kuidagi näidata seda, kas ta seda teadlikult teeb, see on omaette küsimus, aga see on nagu iseenesestmõistetav. kui ma sust hoolin, siis ma näiteks ostun sulle midagi või maksan sinu eest või toon sulle seda või aitan sul seda midagi teha. et ta on selline vastutulelik ja ta on nagu annab endast, pigem näitab ka materiaalselt. ja ta tunneb sinu suhtes tohutut kirge ja temas on need emotsioonid, aga ta ei näita neid emotsioone välja ja kirge ta näitab ka, aga siin on 2 kontrollikaarti, ta väga kontrollib iseennast ja ta püüab ennast väga tasakaalus hoida. et tal on väga tugevad armastavad tunded teie suhtes ja kirg. aga mõlemad kaardid näitavad sisemist kontrolli, tohutut, ta püüab tohutult ennast tasakaalus hoida. ta ei näita oma neid emotsioone, oma tundeid, oma kirge, seda lõplikku kirge, mida ta täielikult nagu sinu vastu tunneb. ta ei väljenda seda sellisel viisil. ta hoiab enda sees. ta võib-olla tahaks, aga ta ei väljenda, ta kontrollib väga konkreetselt kontrollib ennast et see on samas väga sügav ja ilus, aga jah, inimene tegelikkuses nagu piinab tegelikult ennast nende tunnetega sügavamal tasandil. ta tegelikult selline hoiab nagu ennast selle lõo otsas või selle kontrolli otsas. et kogu aeg on pinges, ta peab kontrollima ennast. mida soovid sina mida soovid sina temast? no siin on sinu unistused konkreetselt paigas. sa soovid materiaalset edasiliikumist või sellist praktilist või sellist nagu konkreetset maist kokkutulemist. sa soovid, et see oleks pikaajaline stabiilne suhe, täis emotsionaalset heaolu, armastust, küllust. sa soovid temaga luua pere. sul on unistused ja soovid, sa nagu vaatad ja mõtled, võib-olla õhtul jääd magama, sa unistad temast, ta on nagu ühest küljest kauge, aga see on sinu unistus. miks sa seda unistust ellu ei suuda viia, on sinu mineviku pagas. pane pagas maha, tegele iseendaga, enda emotsioonidega ja sa näed, kuidas see inimene hakkab sinu suunas liikuma. sul on võimalik seda suhet muuta tegelikult, kõigil meil on suhteid võimalik muuta, aga me lihtsalt ei ole teadlik, kuidas seda teha. et siin ma näen, see tähekaardiga ma näen, et miks ta on see nagu justkui kauge unistus või kauge soov,
nagu täht taevas, keda sa ei saa kätte, samas sa näed ju teda, sa imetled ta, sa naudid seda, aga ta on nii kaugel, sa ei ulata nagu võtta, sa ei saa teda kätte. sa ei saa seda nagu jah, ta on nagu kauge. Ja miks ta on kauge, ongi seetõttu, et sinu täht näitab alati ka minevikku, suunab pilgu minevikku, et kui sa soovid, et su unistused ja need soovid täituksid, siis sa pead vabastama oma minevikku. Aga jah, siin on nagu selle ikkagist, kui me vaatame ainult seda osa, et mida sina soovid temalt, siis sinu soov ongi see unistussoov. Sügav unistus ja soov on see, et see unistus täituks, ta on sinu unistus. Ja see unistus täituks, et see pakuks sulle emotsionaalset rahulolu ja te tuleksite kokku ja looksite siia maailma nagu siia praktilisse või siia füüsilisse maailma selle nagu reaalse tulemusliku suhte. Mida soovib tema sinult? Ja ta tunneb tegelikult sellist üksindust. Et ta tunneb tegelikult ennast üksildasena. Siin on tunnetes näha, et tal on tugevad ja sügavad tunded teie suhtes, aga ta kontrollib ja hoiab ennast vaos nende osas. Aga mida ta soovib sinult? Ta on tegelikult sinust ilmselt sõltuvuses. Tal on tohutu kirg ja iha, siin on nagu 2 kaarti näitavad seda, tohutu kirg ja iha teie suunas. Ja ta võib-olla ei soovi, ta soovib, et sa ei jätaks teda. Ja siin on tohutu puudus tegelikult ja kaitseseisund ja samas ka selline usaldamatus. Tal pole usaldust. Tal pole usaldust, et ta ei soovi ilmselt, et sa annaksid alla tema suhtes, et sa jätaksid teda. Isegi kui suhe on teie vahel keeruline või ta ei taha seda. Ta ootab sinult pigem sellist kannatlikkust ja tuge. Aga samas ta hoiab ka sind distantsil nagu justkui. Aga ta ise on nagu sellises kaitseseisundis. Ta ei usalda kergesti ja ta on nagu selline, tema usalduse võidab väga pika ajalisuse peale, võib-olla ütleks niimoodi. Ta tegelikult tahab teiega seda kontakti säilitada ja kontakti hoida, aga ja ta võib olla isegi sõltuvuses sinu sellisest hoolivusest ja tähelepanust. Sa võib-olla annad talle energiat või ta tunneb, et sa annad talle energiat. Et ta võib olla natuke ka manipuleeriv sinuga, sest tal on tohutu füüsiline tõmme sinu suhtes ja ta ilmselt kardab sind kaotada. Tal on sinu suhtes selline iha ja emotsionaalne sõltuvus ilmselt tekkinud. Ja ta püüab või tahaks nagu seda olukorda ise kontrollida. Et ta ilmselt hoiab või püüab sind kinni hoida. Isegi kui ta ei suuda ise seda päris lähedust pakkuda sulle. Et
pisut võib-olla omandihimuline. Aga mida ta sinult ootab, ongi see, et ta soovib, et sa oleksid tema jaoks olemas. Kui ta tunneb ennast kaitsetuna või üksikuna või selline, sest siin on sellist õnnetut energiat, ta tunneb puudust millestki ja ta soovib, et sina oleksid nagu justkui tal olemas selles suhtes, et kui ta tunneb ennast nagu katkisena või üksikuna või hüljatuna. Ta soovib, et sa ei loobuks temast. Isegi kui ta ise ei suuda sind täielikult vastu võtta või rahuldada sinu vajadusi või sinu ootuseid. Aga teisest küljest ta jällegi, tema soovid on justkui seotud selle iha ja kontrolliga, kiindumus, sõltuvus. Ja võib-olla isegi kasutab siin mingil määral sellest emotsionaalset manipulatsiooni. Aga see ei tähenda, et ta seda kuidagi halvustavalt teeb või halvasti või teadlikult või sellist nagu ongi niimoodi, et pahatahtlikult, ütleme niimoodi, keegi ei käitu kellegiga nagu selles suhtes pahatahtlikult, vaid nad kõik inimesed käituvad ja ütlevad ja tegutsevad vastavalt oma teadvuse tasandilt. Täpselt seal, kus ta on, ta ei oskagi teisiti. Ta näeb sinus võimalust seda tähelepanu, ta on sellest sõltuvusest, ta on tegelikult, siin on ju sügavad tunded temas, aga siin on väga palju puudusest loodud see olukord ja ta näeb väga palju puudust. Ta ise on väga sõltuv ja järeleandlik ihale ja kirele, tal on ilmselt puudus, tema elus on see puuduse koht ja siin võib ollagi armukolmnurk, sellepärast nii palju kontrolli võib-olla tal ongi. Aga see ei pruugi ka olla, et võtke, kuidas resoneerub. Aga siin on hülgamishirm, tugev hülgamishirm ja ilmselt tema elus praegusel hetkel nagu või pikema aja jooksul pole olnud seda armastust või seda lähedust või seda intiimsust või seda, mida ta sinuga koos kogeda saab seda. Ja ta on nagu sellest sõltuvuses ja ta kardab seda kaotada. Hoolimata sellest, et ta ise ei suuda sulle pakkuda täit seda kandikut võib-olla. Täiuslikku elu võib-olla. Mis iganes mida iganes ta selle all mõtleb. Täit versiooni suhtest, elust, paari suhtest, mida iganes. Kuidas iganes ta defineerib seda ise. Aga ta tunneb, et ta ei saa seda sulle pakkuda, ta ei saa sulle seda anda, seepärast, et ta on ise nagu mingisuguses orjuses, mingisuguses sõltuvuses ka samamoodi. Et kui me räägime siin praegu kolmandatest isikutest, siis ta võib olla, mis viitavad siin selle energiale, jah. Siin 2 kaarti näitavad mulle seda, siis ta on selles orjuses, ta on selles sõltuvuses ja ta ei suuda sellest välja astuda, et seega ta ei saa ka sulle pakkuda seda täielikku pühendumist, vaid väga selline osaline või natukene piisk haaval ja tilk haaval annab ta sulle seda tähelepanu. Aga samas, kui ta ise nagu ennast kuidagi halvana tunneb või siis sa nagu annad tohutult energiat. Kui ta tunneb ennast, tuleb see nagu see energialaine justkui peale, et ta tunneb sellist üksildustunnet. Ta ei pruugi seda nagu reaalselt endale teadvustada, aga ta tunneb mingisugust tunnet. Siis ta tunneb tõmmet sinu suunas nagu. Või inimestel tekib ka see, vaata, et
kes ei oska nagu enda seltskonda ise nautida või üksildust nautida ja ta nagu otsib tegevustest, nad nagu mingi tegevustest sõltuvuses, et ta peab kogu aeg midagi tegema, et mõtted ja tunded nagu sellele ei liiguks, mis ta tegelikult oma tegevuste ja nende tegevustega jah, alla surub. Ta ei taha tunda oma tundeid ja siis ta surub oma tegevustega alla. Ja siis, kui tekib selline koht või tunne või selline hetk, kus ta peab olema nagu oma tunnetega silmitsi, siis ta otsib jälle mingisugust tegevust, et ta ei peaks nendega tegelema. Siis ta võib näiteks võtta teiega ühendust või kui teil tekib see tunne, kisub või tõuseb pinnale, siis ta nagu tunneb seda tunnet ja siis ta nagu üritab seda nagu kas siis mingisuguste tegevustega alla tagasi suruda või siis nagu võtab äkki sinuga ühendust või midagi sellist, et siis tal on nagu see tunne peal, aga jah, ta ei taha sinust loobuda, ta soovib, et sina ei loobu temast, kuigi ta tegelikult saab aru, et see ei ole nagu püsiv ega jätkusuutlik, aga ta südamest soovib, et sa oleksid tema jaoks olemas. Kui ta tunneb ennast kaitsetuna või üksikuna või halvasti või kui ta tahab ennast nagu väljendada või tuleb see igatsus või armastustunne või mida iganes, et kuidas inimesed seda defineerivad või tunnetavad, kõigil on erinevat moodi. Ja ta loodab südamest, et sa ei loobu temast, isegi kui ta ise ei suuda sulle tõesti midagi sellist pakkuda, mida sina soovid ja unistad. Ja nii on. Aga siitpoolt kõik. Loodetavasti oli põnev ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!